leidsid raha, et uuema aastakäigu mootor siia vahele ehitada. Et endiselt Yamaha, aga sünniaasta algusega 2001 ja edasi. Ja esimesed ringid nagu ikka on rasked. Laseb õli läbi siit-sealt ja et sobitasime oma tehtud osi sinna külge. Et päris kõik sarnaseid süsteeme ei kasuta. Suhteliselt kerge vaevaga on tehtud selliseid muudatusi, mis nagu paneb tsikli käima nagu öö ja päev. Et mul on veel palju õppida. Ja olgu öeldud, et ega see elekter ei ole minu lemmikosa. Küll aga kahjuks väga kiiresti sõita ei saa ilma selleta. Ja tuleb investeerida. Et uskumatuid võimalusi annab see ise oma ringi aega jälgida sõidu pealt. Peale sõitu siis analüüsida seda monitoorida. Väljast keskkonnast rajakaarti vaja ei ole, et esimese treeningringiga kopid selle sisse, talle nime ja nii ta toimib. Ma valisin ju selle sarja, selle Sidecar, International Sidecar Trophy ja seal on ju ainult üks etapp praegu olnud. Iseenesest läks hästi, kuigi kohti vaadata, aga et kaotasin paarimehe kahjuks. Jaa, okei. See on väga kurb, et nii kauga kahjuks see aasta jätkata ei saa. Ringrajasõit on natuke ohtlik. Ega siin süüdistada pole midagi, koos tehtud ja luud seekord läksid kahjuks temal katki. Tegelikult juba ammu hakkasin sellest rääkima selle Prantsuse noormehe Clement Conilliga. Praeguseks on uus mees olemas. Ma nüüd vaatan ja mõtlen selle üle, et kui hästi koostöö sobib, et palju seal kannatab koos sõita. Et ta on pisut erinev ikkagi varasemast, et tuleb ka nii-öelda kaugast kergendada. Okei. Et selline valik oli. Aga kuidas te sattusite kokku oma vahel? Me oleme varem raja ääres kohtunud ja ta on siin sellel rootslasel Axelsonil Pärnus korvis olnud korra. Õige, jaa, muidugi. Siis me seal tutvusime ja selline, ütleme, et ta käib sedasi regulaarselt võõrastes korvides sõitmas, et tal oma kindlat paarimeest ei olegi olnud pikalt, et ühe ja teisega. Ta ei ole nagu kellegi omad, et sel aastal nad sõidavad ühe inglasega koos. Nikoli nimelisega ja sellega juhtus selline lugu, et kevadel Prantsusmaal käisid trennis ja tsikkel põles maha. Ta oli vaba mees, aga vaatasin nädalavahetusel tänagi nad olid Šotimaal Knokkilis uuesti peale, et tsikkel on taastatud ja sõidab, aga nad lubas mind ka hädast välja aidata. Mõte on selline, et kuna 2 sõitu on suht järjest, tuleb see Mosti sõit nüüd eeloleval nädalavahetusel ja siis nädal pausi ja peale seda on Red Bull ring, et siis jätaks tsikli Euroopasse. Okei. Äkki Tšehhi sõbrad aitavad välja ja majutavad 10 päeva. Okei. Ja siis otsuse korvimehe osas langetan siis peale seda Mosti sõitu. Ega mul väga palju valikuid ei ole.